Tere päevast! Täna on 17. aprill ja me oleme taas kord külas Vigalas Erki juures. Seisame siin tegelikult Tallinnisu Ahoi põllu peal ja eelmisel aastal me sordivõrdluskatses Luunias saime väga hea tulemuse sel sordil, et ta tõesti ületas isegi neid keskvalmivaid ja hilisemapoolseid sorte ja kui ma ei eksi, siis oli 10,72 tonni kuiva saaki hektarilt, et tundub üli võimas sort. Aga mis tööd sa siin põllu peal juba oled ära teinud? Varastel Tallinniisudel just. Esimene pritsiring oligi eile. Sai pritsida vask, siis kõrge sisaldusega fosfor leheväetis, delfaan ja biospektrum ja siis ka kerge haigustõrje sai tehtud eile siia. Aga sul oli kellaat see? Kellaadine oli vask, jah. Ja norm oli? 0,75 kilo. Et tegelikult siia ma tahtsingi jõuda, et need varased Tallinniisud on juba oma arengult täpselt sellises ajas, kus tegelikult, kellel plaanis on vask ja tsink, see tuleb kindlasti siin võrsumisajas ära teha, sest me tahame selle vase ja tsingiga ju tegelikult saavutada seda, et soodustada võrsumist, et lipulehes tihtilugu, kui hakkab, maa läheb soojemaks ja tihtilugu ka mullast hakkab see vaski taimedesse jõudma. Aga me ei taha ju seda võrsumist tegelikult lipulehe faasi. Me tahame, et ta praegu võrsuks hästi ja me sellepärast tulebki võrsumida soodustada just võrsumisfaasis. Ja teine asi on siis tsink, mis siis peaks määrama ja soodustama seda peapikkuse, võimalikult pikk oleks see pea. Et kui me juba kõrsumise alguses seda taime lahti lõikame, siis on tegelikult näha, et see peapikkus on juba paigas. Et samamoodi seda saame mõjutada täpselt samamoodi. Hiljem pole midagi teha. Just, ainult võrsumisfaasis. Et seda ma tahtsingi meelde tuletada sellega.